Tänud, Janno, et tulid. See sattus kuidagi väga huvitavalt. Ma mõtlesin Märt Vähiga siis Lootuse küla osas ühendust võtta. Võtsid sina hoopis telefoni ja sina oled siis Eesti Nelipühi kristliku kiriku pastor Pärnus. Just, Eesti Kristlik Nelipühi kirik, Pärnu kogudus. Yeah. Just nii on täpne nimi. sain täppi ja ma mõtlesin, et see oleks väga huvitav vestlus. Mul on alustuseks üks küsimus, et kas sulle ka tundub, et kristlus on nagu tagasi tulemas või on siuke, ma ei tea, uus laine, ma ise panen tähele, et see usk on nagu tagasi tulemas ja populaarsemaks läinud jälle. Ja no kristlus ju algas muidugi peale Jeesuse üles tõusmist, siis oli tal 11 jüngrit, Juudas oli ennast ära tapnud ja väljas mängust ja siis nelipühipäeval seal tohutu plahvatus toimus Jeruusalemmas, tuhanded tulid ristiusu juurde ja see nii-öelda ärkamine on kestnud ju kaua aega, aga siis seal on tõesti vahepeal olnud selliseid madalseisusid, pimedaid aegu, me teame Martin Lutheri reformatsiooni ja siis siit ka, kui me tuleme meie aega, Eestis oli ju kristlus täiesti keelatud teema nõukogude ajal. Kui sa tegid entsükleede lahti, siis ütles seal, see on müüt, väljamõeldis. Ja mina ka selles mõttes kasvasin sellises vaimulikus pimeduses üles. Sa ütlesid, et sa olid täitsa ateistlikus perekonnas. Täpselt nii, jah, just. Et mina ei teadnud mitte ühtegi inimest, kes usuks Jumalasse. Minu jaoks üldse inimesed, kes usuvad Jumalasse tol ajal, oli mingi hullumeelsuse tipp või samm enne, kui sa nagu lähed kuskil psühhotroopset ainet alla. Aga tagasi tulles selle juurde, et siis 90ndate alguses hakkas siin Eestis ka toimuma siuke ärkamisaeg. Läks ju vabamaks, Gorbatšov oli valitsemas, ta oli siuke liberaalsem Nõukogude Liidu juht, eks ole, peasekretär, nagu neid kutsuti. Ja selle tõttu hakkas rohkem tekkima siukest vabadust ka kristlusele. Ja siis oli siin Eestis ju väga suured ärkamisajad. Me teame, et siin Tõnis Mägigi laulis seal laulukaare all, et loo ja kaitse Eestimaad ja Eesti rahvas kõik hoidis kätest kinni. Ja siis võib-olla kui me siin nüüd kiirelt kerime edasi ajaloos, tuli ju Euroopa aeg, eks ole, me olime Euroopa Liidus, pangad olid tugevad, elu läks paremaks ja näib niimoodi, et kui inimeste elu on väga hea, siis nad tavaliselt väga Jumala poole ei pöördu, sest meil läheb hästi. Ja nüüd, kus me oleme jälle võib-olla sellises uues ajastus siin koroona läbi teinud ja meie julgeoleku küsimused seoses Venemaa-Ukraina konfrontatsiooniga, kõik see elukallidus ja nii edasi, on tõesti andnud hoogu juurde, nii et sinu tähelepanek on õige. Oled sa ise ka tähele pannud, sest mulle tundub, et noored ja mul on endal selliseid tuttavaid, kes nüüd ütlevad, neil on, ma ei tea, kui tõsine see siis on neil, aga sellised piibli tsitaadid ja need värsid on kuskil telefonikorpuse peal ja taustapildiks ja hakkavad võib-olla rohkem kirikus käima ja on seda mingid numbrid ka näitavad või oled sa teadlik või uurinud või? No, ma ei saa öelda mingid numbrid praegu, ma ei ole mingit uurimust siin selle kohta hiljuti lugenud, kuigi seda on ka mingil määral kindlasti tehtud, aga pastorina ma lihtsalt näen seda. Ma olen ju koguduse pastor ja ma näen, mis toimub inimeste eludes. Ja tõepoolest, üks osa muidugi on selline, kuidas ma ütlen, nime kristlus või moe kristlus või sõber läks, ma lähen kaasa. Saad lihtsalt öelda, et sa käid ja teed. Ja teine on see nagu südamega pöördumine ja tõesti nende põhimõtete ja seda elu elamine ja selle põhimõtete järgimine. Nii et see natuke võib-olla teine, eks ole, aga et üldine huvi on tõusnud, see on tore, seda ma näen, ma nõustun suga. Aga kuidas sa eristaksid seda üldse, et mis see siis päris kristlus on ja siuke moe kristlus? Ja üks on võib-olla see, kui inimene tuleb kaasa asjadega näiteks sotsiaalsetel põhjustel. Kogudus on ju tore käia, seal on toredad inimesed, hästi sõbralikud, annavad, on andjad, saad seal kohvi lauas olla, üldse nagu head juttu räägitakse, siuke elu terve. Positiivne. Ja elu terve, kõik see asi. Aga
ma ei pea nagu otseselt oma elu muutma, ma võin tegelikult omaenda elu elada nii, nagu mina tahan seda elu elada, omaenda põhimõtete järgi, omaenda kuningriigis. Aga üldiselt, kui me räägime tõelisest kristlusest, siis see on ikkagi südame muutumine. On ju, sa võid istuda kanalas, see ei tee sind kanaks. Aga kui seispidi midagi muutub, nii nagu kristlane või inimene võib istuda kirikus, ta ei ole selle tõttu veel kristlane või käia seal päris sagedasti. Aga kui Kristus tuleb tema ellu, tema südamesse, ta hakkab järgima neid põhimõtteid. Ja üldiselt see ei ole selline asi, mida inimene mõtleb, et noh, teeme ikka kalkulatsiooni, leian, et see Kristus on üks väga hea religioon, ma otsustan, et kõigi teiste seast ma hakkan seda järgima. Aga seda on päris palju, see ongi see osa sellest moekristlusest, et või nimekristlusest, jah. Et võetaksegi mingil, kas ma ei tea, siis kuuluvus või et sellest tulevad kindlasti mingid boonused tulevad kaasa sellega, et ja siuke networking ja muud asjad. Ja nagu Eesti ka identifitseerib ennast kui kristlik maa. Mis luterlased? Noh, näiteks, jah, aga kristlik. Me ei ütle, et me oleme budistlik maa, me ütle, me oleme islami maa, me ei ütle seda, eks ole, veel vähem kristnaid või midagi muud. Aga meil on need usundid esindatud, aga me kutsume ennast terviklikult kristlikuks maaks. Kas see tähendab, et kõik eestlased on nagu tõsised, pühendunud, usklikud Jeesusesse, Kristusesse? Vaevalt. Nii et seal on vahe sellisel, mida me kutsume tõsine, sisuline pöördumine Jumala poole ja selline lihtsalt väline eluviis, hoiak, nende põhimõtete sülelemine, et tore, vahva, olen ka kambas. Need, seda me näeme muidugi valdavalt siin Eestis, aga seda pühendunud Kristust on vähem. Räägi veits võib-olla sellest Nelipühi kirikust ongi, et mina, kuidas jällegi kokku sattusime, tutvusin ühe inimesega, kes oli siis seal Lootuse külas, mis on ka Nelipüha kirikuga seotud. Päris populaarne Eestis, et sinna minnakse tervenema igast sõltuvustest ja muudest asjadest, hästi efektiivne pidi olema. Ja too inimene, kellega ma siis vestlesin, tema mainis, et see on hästi ongi süke südamlik koht, kus minnakse hästi nagu südamesse, et võib-olla Luteri usk, ma enne siin seda saate algust ütlesin, et mulle kogu see kristlus on süke natuke võõras, ma tean, sellel on nii palju lahkmeid, aga mis see siis Nelipüha kirik, kuidas see teistmoodi on, kas ta on siis rohkem süke südamlik ja luterlased on rohkem süksed mõistuses või kuidas sa seda kirjeldaksid? Jaa, võib-olla nii ei saagi otseselt seda eristada, et luterlased vähem. See on igas uskonnas, me kutsume neid võib-olla denominatsioonideks või erinevad siis sellised kirikud ja uskonnad või suunad, jah. On kindlasti nendes kõigis pühendunud usuinimesi ja vähem pühendunud. Nii et siin me ei saa öelda, et nende nimega samastub kohe selline teatud viis. Aga Nelipühi kirikust või kogudustest rääkides, mis neid eristab, teatavasti piiblis on ju selline peatükk, Apostlite tegude raamatus teises peatükis, kus püha vaim langeb siia maa peale usklikute üle. Seal toimub üks väga erikummaline kogemus neil Jeruusalemmas. Nad on seal ülemises toas, Jeesus on küll üles tõusnud surnust, aga nad jätkuvalt ja läinud taevas, aga nad jätkuvalt kardavad oma elude pärast, nad ei tea, mis edasi saab. Jüngrid on väga arad ja siis püha vaim tuleb. Me teame, isa, poeg ja püha vaim, kolmainu Jumala, kolmas isik, püha vaim langeb koguduse üle ja äkitselt kogudus muutub. Nad seal muidugi saavad sükse eriskummalise kogemuse, mida piibel siis nimetab võõrastes keeltes rääkimine. Me ei jõua sellest väga detailselt, kõigist asjadest detailselt rääkida. Aga kusjuures sul on endal väga põnev podcast ja seal on väga põnevad teemad. On ka keelte rääkimisest üks tehtud just, aga ja sealt siis hakkab see nii-öelda nelipühi mõtte pihta, sellepärast, et see toimub nelipühi päeval. Ja milles nagu siis nelipühi koguduskirik või liikumine eristub teistest, kui nii võiks öelda, või vähemalt mida meie rõhutame, on püha vaimu isik ja püha vaimu annid. Jällegi, need on omaette nagu teemad, mida võiks väga sügavuti minna siin. Need annid on ka erinevad süksed väeannid, seesama keelteand,
seal on tegelikult kas siis siuksed võimed? Üleloomulikud, üleloomulikud väeavaldused, mis Jumala vaimu läbi tavaliste inimeste kaudu esile tulevad. Ja lihtsalt Nelipühi kirik on nendele andnud alati nagu maad. Ja on teised võib-olla, kes vähem nagu on tahtnud nendega kaasa minna. Tänapäeval me näeme tegelikult siin ka Eestis sellist huvitavat fenomeni, et hästi palju, ma võiks öelda siin laias laastus nagu terve kirik Eestis, võiks öelda, kutsun kõiki kristlasi siis, on avanenud palju rohkem just nagu püha vaimu tööle. Ja veel kord, kes esimest korda selle Kristusega kokku puutub, mõtleb, mis see püha vaimu töö nüüd siin on ja nii edasi, eks ole, aga just see on seesama niisugused väeavaldused ja üleloomulik meie keskel, et see Jumala teenimine ei ole lihtsalt pelgalt see, et tuleme kokku, keegi räägib tarka juttu, ma ei tea, lööme ristimärgi ette või ütleme oma palved Jumalale edasi, aga selles on, me nagu näeme ja tajume, et tõesti Jumala vägi opereerib meie keskel. Ja see on, mida me kutsume püha vaimu tööks ja Nelipühi kiriku sükseks erisuseks või rõhuasetuseks. Aga kõigil nendel denominatsioonidel absoluutselt kõik siis põhinevad piiblil. Just. Ja seal on siis Vana ja Uus Testament, see läheb ka vist lahku, et mõni järgib vana ja mõni uut. No üldjuhul ikkagi Vana Testamendi juures on täna võib-olla ortodokssed juudid, kes ei emmanud Jeesust kui messiaid, vaid ootavad, et tõeline messias alles tuleks. Ja seetõttu Uus Testament ei ole nende jaoks ka autoriteetne pühakiri, nii nagu see on üldiselt ju kristlaste jaoks kogu maailmas. Nii et ikka Vana Testament ja Uus Testament ju lähtub Vanast Testamendist. Jeesus elas, tegutses ja jüngrid, me ütleme Vana Testamendi ajal, Uus Testament kirjutati ju aastakümned veel hiljem. Nii et selles mõttes ei ole erisust, et nüüd mõned kasutavad Vana Testamendi, teised uut, ikkagi usutakse kogu püha kirja, seda 66 raamatut, mis on piibliraamatus kirjas. Okei. Kas see Nelipüha kirik siis, ma olen ka käinud Ameerikas kirikus ja ma ei ole küll nendesse kirikutesse läinud, kus ongi siis hakatakse neid vaime välja ajama ja siis on, seal ikka käib, mõni nimetab seda suureks showks, ma saan aru, et sellel on siuke sügavam põhi ka, aga ongi hästi siuke, kuidas ma ütlen, hästi elav, energiline siuke laulmine ja siuksed ma ei teagi, kuidas seda nimetatakse, see teemonite väljaajamine. Me kutsume seda karismaatiliseks teenistuseks. Karisma on jällegi sõna, mis tuleb kreeka keelest ja viitab andidele ja pühale vaimule. Aga kurjade vaimude väljaajamine on tõesti üks nagu osa sellest ja see lähtub tegelikult Jeesuse enda sõnadest. Kui ta ütles niimoodi, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kõigele loodule ja siis ta ütles, et kes usuvad minu nimel usklikud ajavad välja kurjad vaimud ja rääkis seal ka tervendusest, rääkis seal keeltest ja isegi ütles, et kui nad mõnda surmajooki joovad, siis ei tee see neile mitte kahju. Nii et surmajooki ehk siis? No ma ei tea, mis iganes võiks keegi nagu tahta haavata või rünnata või mürgitada kedagi või mis iganes selles võtmes, eks ole. Ehk teisisõnu, kui sa lähed, teed minu tahet, kui me ütleme, et Jumal ütleb inimestele, tehke minu plaani, tehke minu tahet, et ma kaitsen teid, kui te teete minu plaani teedate. See on see point nagu. Just, aga seal on see kurjade vaimude väljaajamise teema sees. Ja muidugi, me näeme seda ka Jeesuse enda teenimises. Evangeeliumid ju ilmutavad seda, et väga paljud inimesed tulid ka Jeesuse juurde ja neil olid kurjade vaimude sidumised. Ehk et need kurjad vaimud avaldusid, kui inimene sattus Jumala ligiollu. Jeesus teatavasti oli inimene. Sest nemad tahavad vahele tulla. Jah, siin maa peal 100% inimene, 100% Jumal. Ja kui Jeesus kuskile tuli, siis tihti need samad kurjad vaimud nagu hakkasid avalduma. Üks lugu piiblis on ju sellest, kuidas üks isa tõi oma poja Jeesuse juurde
ja ütles, et noh, et jüngrid proovisid tegeleda selle olukorraga, aga ei saanud hakkama, ma tõin ta sinu juurde. Ja siis samal ajal oligi see poiss nagu kukkus maha ja hakkas seal väänlema ja vahtu välja ajama suust. Ja Jeesus ajas temast kurja vaimu välja, nii et see olukord ei olnud mitte patoloogia. See ei olnud mingisugune teatud haigus, kuigi mõningad krambid ja asjad võivad olla ka puhas patoloogia. Kõik asjad ei ole kurjadest vaimudest, iga põõsa taga ei ole teemon. Aga on asju, kus on teemonite sidumised. Ja antud juhul see teemon läks välja ja poiss sai täiesti vabaks. Ja siukseid vabanemisi toimub. Kas teil on... Miks ma seda uurin? Ma olen YouTube'is ju näinud või ma arvan, et päris paljud on näinud. Osad kanalid ongi siuksed, kus on siis isa, ma ei tea, kas ta on siis pastor, piiskop või preester või midagi. Jah. Ja siis tuleb inimene sinna, mingi hetk tal hakkabki seal värisema ja tantsima ja vahel tuleb ka vahtusuust välja ja siis tuleb rist ja noh, siis lõpuks siis kuulutatakse see vaim välja aetuks või siis ma ei tea, on veel tööd vaja. Teine kord on vaja, just, et see vabanemine ei tule kohe nagu ühe korraga. Ja me oleme tõesti ka tegelenud inimestega, kelledel on olnud vaimsed sidumised, kurjad vaimud ja neid välja ajanud. Mõnest inimesest on lausa mitukümmend välja läinud, nad on isegi oma nimed nimetanud selle inimese suu kaudu teinekord. Ja seal on küll olnud igasugused värisemisi, inimesed on kukkunud maha, väänennud, tead, hoiab su käes kinni ja pigistab nii kõvasti, et tead, vesi tuleb välja. Öeldakse lihtsalt nii kõvasti. Siuke üleloomulik. Ja. Teinekord nagu isegi hirmu äratavad asjad, ega need ei ole nagu asjad mängimiseks. Sa ei lähe lihtsalt mängima nende asjadega. Sa pead teadma, et sul on meelevald nende kurjade vaimude üle ja et sa ei lähe oma enda jõust või lihtsalt nalja pärast. Aga läbi aegade meil on olnud ka erikoosolekuid, mida me kutsume siis vabastusteenistused või vabastuskoosolekud, kus siis võib-olla rohkem inimesi on tulnud, kes on tegelenud mingite sükste teemadega. Ja teinekord need avalduvad tõesti lihtsalt ootamatult kõigilegi seal samas nii-öelda ruumis. Lihtsalt koosolek käib, inimesed ülistavad Jumalat, muusika mängib ja selles keskkonnas äkitselt kurjad vaimud ei saa enam olla. Okei. Ja siis toimub see värisemine. Just, ja tulevad asjad esile. Okay. Inimesed hakkavad kriiskavalt karjuma või mingid erinevad asjad juhtuvad. Nii et me oleme nende kõigi asjadega tegelenud läbi aegade ja näinud palju vabanemisi. Ma ise olen samuti kogenud vabanemist, mitte et minust on otseselt kurja vaimu välja aetud, aga ma tegelesin oma elus väga pikki aastaid nagu hirmu vaimuga. Et nendel, ma saan aru, piiblis on ka nendel siis teemonitel või pahadel vaimudel on siuksed erinevad nimed. Kas need on siis need erinevad patud või? Pigem need on nagu erinevad spetsialiseerumised, millega teatud kurjad vaimud tegelevad või mis on nagu nende selline spetsiifika. Ehk et hirmuvaim, nagu see sõnagi juba ütleb, töötab selle nimel, et sind vangistada, orjastada hirmu alla. Okay. Nüüd me kõigil on mingi loomulik suke ettevaatlikkus on ja me oleme, ma ei tea, mõni pelgab ämmelikke või kõrgust või rahva ees esineda või mida iganes. See on kõik normaalne nagu ettevaatlikkus või väike kartus asja ees. Ma kardan minna taga rääkima. See on kõik. Aga kui sa oled sukse nagu foobia sidumise all terve elu, et sa ei saa oma potentsiaaligi vabastada, kuna sa kardad kogu aeg, siis see võib olla kurja vaimu sidumine. Ei pruugi, aga võib olla. Jällegi, ma ei ütle, et kõik asjad, valed asjad siin maailmas on seotud kurjade vaimude ja kuradiga, sest et nii nagu juba seal Edenaias, eks ole, Adam süüdistas oma probleemides naist ja naine süüdistas kuradit ja kogu aeg lükatakse nagu vastutus kellegi teise peale, aga tihti on vaenlane selle taga, hingevaenlane, kurat ja saatan. Kas see on ka siuke asi, mis on, me rääksime, kristlus on tõusnud, tundub, et tänapäeval on aina enam räägivad ja jälgivad Kristust, aga nüüd need teemonid ja kurjad vaimud,
kas see ongi, nagu sa mainisid, et kui Kristus tõuseb, siis tulevad nemad ka kohe või tulevad nemad enne ja sest sellest on ka, ma olen muudes kanalites ja mitte siis Kristlusega seotud, aga et siuksed halvad jõud on praegu eriti aktiivsed. On see ka mingi teema? Eks nad on kogu aeg siin olnud. Selles mõttes, et alates saatana langemisest ilmutuse raamatule vastavalt ja mõningad muud kirjakohad, mis viitavad sellele, et ka mingi märkimisväärne osa ingleid langes koos Lutsiferi, kes tol hetkel oli küll taevas hea ingel ja peaingel, aga tal oli ilmselt teda järgivaid ingleid ja noh, veel kord see, kas kurjad vaimud teemonid on nüüd langenud inglid, seda lõplikku selgust meil piibel üheselt ei anna, aga et see kurjus on alati töötanud siin maa peal ühel või teisel viisil, noh mitte selle moel, et tingimata nüüd me näeme mingisuguseid karvaseid elukaid kuskil, kuigi vahest inimesed on ka midagi näinud, aga igasugused ideoloogiad, igasugused filosoofiad, viisid, kuidas tõmmata inimeste tähelepanu ära Jumalalt, on kuidas vaenlane töötab. Mis iganes kellegi jaoks või kellegi peal töötab, see, mida ta siis ka kasutab. Nii et kahtlemata, kui üks inimene hakkab lähenema Jumalale, otsima Jumalat, me räägime Jeesus Kristus sellisel kontekstis siin, siis väga tihti olen näinud seda, et mingid vaimsed seletamatud rünnakud tulevad tema ellu. Kuidas need avalduvad siis? On väga huvitavatel viisidel, näiteks kas või sinu oma pereliige. Noh, mina näiteks ma olin 17, peaaegu 18, kui ma sain kristlaseks. Enne seda ma olin aastaid pidanud iga nädal lõpp-pidusid, tead, suitsetanud, joonud, mõttetu sihukene eesmärgitu, sihitu elu ja noh, ütleme suur mure oma emale. Oma isa ma pole kunagi näinud, nii et ütleme, ja siis, kui ma nüüd lõpuks peaaegu 18-selt, eks ole, teen selle pöördumise Jumala poole, siis minu ema ju võiks olla rõõmus, et noh, poeg läheb kirikusse. Enam ei pea tema oksed siin koristama ja kõik see, mis on pärast peo järgi jäänud, eks ole, ja see oli nii tihti. Kõik, mis oli see, mida me seal korraldasime, tegime, on tohutu, ma kujutan ette südamevalu ühele lapsevanemale, eks ole. Ja ma mäletan, mu ema nagu kuulis seda esimene õhtu, kui minu klassivend rääkis mulle Jumalast, rääkis mulle evangeeliumit, rääkis mulle Jeesusest ja mina muidugi esimesel korral üldse nagu rääkisin temaga või küsitlesin teda selle mõttega, et tõestada talle minu klassivennale, et Jumalat pole olemas, et sa oled hulluks läinud ja mida sa ajad ja kuule, tule, lähme peole ja aga samas mind nagu huvitas, et miks niisugune normaalne kutt nagu minu paralleelklassivend, kellega ma koos isegi tegin mingid ansamblit, äkitselt pöördub ja saab kristlaseks. No mida värki, no mida... Et, no, tema ka siis enne oli ateist? Absoluutselt, ja noh, et Jumal on mingisugune väljamõeldis ja mingisugune idee lihtsalt ja noh, kunagi mingid tulnukad tulid siia maa peale, siis hakati mõtlema, et jaa, see on Jumal, eks ole, ja kõik see värk, eks ole. Nii et mina püüdsin teda nagu ümber veenda ja siis, kui ta lõpuks nagu minu juurest ära läks ja tegelikult see lugu on vähe pikem ja kuidas must siis usklik sai, aga ma tulin kööki, sõber oli ära läinud, ema oli kuulnud läbi ukse, et me seda jutuajamist seal peame ja küsis esimese küsimusena, Janno, kas sa hakkad ka ära pöörama või? Ja mina ütlesin, et hei, mis päris ära pöörab. Et tead, ma ei tahtnud ka kohe niimoodi olla, et olen üks usuhulludest ja sest minu mõistuses oli kõik usuhullud seal, mingid teevad, ma ei tea, mingid plakatitega tänavale kuskil seal ja mida jagavad mingid traktaate kuskil ja ma räägisin Jehova tunnistajatest hetkel, sest nad ei ole mitte kristlik usund, aga ühesõnaga ma ei tahtnud samastuda selle kambaga ja minu ema aastaid oli väga nagu vastane, aga ühel hetkel ta pühendas oma elu Jeesuse Kristusele, ma ise ristisin teda ja ongi nii? Jah, tänaseks ta on küll taevas, ta lahkus siin 2017, aga just. Nii et ma olen näinud, kuidas Jumala vägi, ehk et Jumala sõna ja evangeelium muudab inimeste elusid ja minu enda eluga juhtus see sama, nii et. Ei no, seda mina mõtlengi, et see on ju üdini positiivne selles suhtes, et sama lugu, nagu sa kirjeldasid, et
kas sul see usk meeldib või ei meeldi, noh, kui me räägime lihtsalt meeldimisest, aga kui tulemused on sellised, et inimene jätab joomise maha, suitsetamise ja muutub sükseks maailmale sükseks panuseks selle asemel, et lihtsalt siis ma ei tea, häirida teisi või ja saab paremaks inimeseks, eks ole, teeb head, mõtleb head, on lahke, võtab vastutust. Kuule, need on kõik ju head asjad, mida me tahame. Sellele ei saa ju vastu vaielda. Aga seal on üks vaimulik nagu dimensioon, mis ongi see, et see on seletamatu, miks kuigi keegi teeb sellise otsuse, et nüüd temast saab kristlane ja äkki siis oma lähedased tulevad, hakkavad siin norima või maha tegema, su sõbrad tulevad, kunagi sulle midagi pakkuda, esimene asi, kuule, tule nüüd peole, tule võta siin tasuta või mis iganes, et kuidagi tõmmata sind sellelt teelt kõrvale, et noh, need on need viisid, kuidas hingemaenlane võib rünnata inimest. Mul oli klassiõde tol ajal, kes tuli ja sai ka kristlaseks. Neid oli mitmeid, nii et ma ei ütle ta nime muidugi, aga ja ta käis koguduses, ma arvan, mingi 3 kuud või niimoodi. Ja tõesti, tõeline pöördumine, Jumal tegi vägevaid asju tema elus, ta isegi hakkas neid samu võõrastes keeltes rääkima ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel tema isa ütles talle, sa oleks võinud parem olla lits, kasutades seda sama sõna, kui olla usklik. Ja tõmbas selle tüdrukud, et mina pildi ja noh, see on ju nagu välja heitmine sisuliselt. Kui vanalt see oli siis? No me olime 17 sisuliselt, eks ole. Ja noh, tüdruk tuleb, annab oma elu Jumalale, tahab kõndida seda teed. Ja kuna see vana, eriti siin nõukogude ajal siuke juurdunud mõtlemine, et see usuvärk, see on siukene eluvõõras ja need inimesed on nagu hulluks läinud ja võib-olla mõned tegid hullusid asju, ma ei tea kõigi eest vastutada. Maailmas on alati hullusid, eks ole, igas valdkonnas. Aga see tüdruk jah, lõpuks vajus ära ja jäi asjadest eemale, nii et seal tulevad rünnakud, kahtlemata tulevad. Ja kuidas neil oli kõige lähedastama läbi kõige tihedamalt. Sest sealt on siis, kui vaadata seda siis läbi selle kurja vaimu, siis sealt on kõige otsesem ligipääs, seal on inimene kõige haavatavam. Absoluutselt, kes saavad meile kõige rohkem haiget teha, kõige lähedasemad inimesed. Jah. Vana tuntud tõde, eks ole. Võõras ütleb su kohta midagi, see ei lähe sulle niivõrd korda, kui su lähedane inimene ütleb sulle midagi. See riivab sind mitmeks kuuks, nädalaks, võib-olla aastateks isegi. Miks mu isa nii ütles, miks mu vanem vend mu kohta nii ütles või on ju. Trommeldab su peas, nii et see on, kus see kõige valusamalt tabab meid. Ja kuidas neile rünnakutele siis vastu olla või teadlik neist eelkõige, ma saan aru, et enne, et seda vaenlase vastu võidelda, tuleb ära tuvastada ja ma saan aru, et paljud ju, see on ka siuke, ma olen kuulnud, et saatana trikk on ju, panna uskuma, et teda pole olemas. Et kui seda inimene vaatab, mingit siukest kurja vaimu või midagi siukest ei ole, see on lihtsalt, mul on siuke, ma ei tea, tahaks juua lihtsalt, tahaks siuksed tunded on. Ja kõik sõltuvused muidugi veel kord ei ole kurjavaimu töö, sellepärast et meie dopamiin ja meie aju üldse töötab ju nõnda, et teatud närviühendused tekivad ja tugevad sellised seosed meie ajus teatud asju tehes. Isegi nad ütlevad, et kui uurida pornograafia sõltlase aju, siis on näha teatud muudatused tema ajus. Nii et seal on ka osad võib-olla seletused, miks tekivad harjumused ja asjad, millest inimene ise nagu lahti ei saa. Aga tihti on ka tõesti kurjade vaimude sidumine. Üks põhjus, kus kaudu kurjad vaimud tihti tulevad inimeste ellu, on igasugune okultistlik tegevus, esoteeriline tegevus. Eesti rahvas ju on väga nõiduse lembeline ja käiakse sensitiivide imeravijate juures. Ja arusaadav, vajadused, hädad, ma ei tea, mis iganes. Ja mitte teades, et tegelikult korjatakse tihti üles sealtki selliseid teemalikke jõudusid. Need imeravijad ja tervendajad ei tööta ega toimi omaenda, nagu öeldakse, võimetega. Seal on üleloomulikud võimed. Aga tulles selle küsimuse juurde, et see pruugi olla võib-olla väga nii-öelda populaarne või kõigil üheselt vastuvõetav, aga selleks, et tegeleda vaenlasega ehk et kurjade vaimude ja jõududega või kuradi endaga, sa ei saa seda teha, olles ise samal ajal tema kuningriigis. Sa vajad tulla üle sinnapoole, kus sa saad selle jõu, kus sa saad selle väe. Ja nüüd
see on kogu kristluse sisu, et Jeesus tuli siia maa peale lunastama inimkonda, päästma neid kuradi võimusest ja tõmbama neid välja pimeduse kuningriigist. Aga selleks, et nüüd selle pimeduse kuningriigile vastu seista või olla võimeline kurja vaime välja ajama, sul peab olema ka Jumala vägi. Selleks, et omada Jumala väge, sa pead olema tema autoriteedi all. Sul ei ole politsei väge, kui see ei ole politsei prefektuuri nagu autoriteedi all, eks ole. Sa võid mundri selga panna, alguses autot peatada, aga pärast saadakse teada, et kuule, see võltsvend võetakse siin maha, pannakse pukri. Aga kui sa oled autoriteedi all, kui sa oled valitsuse autoriteedi all, siis sul on ka valitsuse poolne aktuaalne vägi selle taga. Ja siin samamoodi, vaimulikus maailmas on samamoodi, nii et me ei aja kurja vaime välja oma kiriku nimel. Me ei aja kurja vaime välja, ma ei tea mis nimel, heade tegude nimel või mingi oma saavutuste nimel. Me saame seda teha ainult nagu Jeesus ütles, tema nimel ehk Jeesuse Kristuse nimel ja selleks sul peab olema, sa pead olema tema meelevalla all, sa pead alistama oma elu talle ja siis sul on see vägi. Nüüd paljud ju ei taha seda teha, nagu me rääkisime, on see nimekristlus ja päris pühendunud elu on ju. Nii et siin on see vahe. Muidugi on ka kurje vaime, kes inimeste elust lahkuvad või jätavad nagu nad rahule selle tõttu, et need inimesed on saanud teada tõe ja nii nagu ka Uues Testamendis Timotuse kirjas kirjutatakse, et on tunnetanud tõe ja vabanenud kuradi paelust ehk sidumistest, kes on kinni võtnud neid täitma oma tahet. Nii et on asju, kus tõde meid vabastab aga ikkagi see peab olema see jumalik tõde, et kes sa oled, mida sa suudad ja selle alusel siis sa tuled välja sellest nagu vaimulikust kurjast pimeduse sidumisest. No ma saan nagu lihtsalt ja loogiliselt sellest niimoodi aru, et need saatana nipid ongi siuksed vägivald ja võitlus ja siuke nagu hästi robustne eluviis, et ma saan aru, et see Jumala tee ongi siuke, sa tahad justkui siis Jumalaga üheks saada, aga siis see saatan on rohkem, et siduda sind nagu siukeste robustsete asjadega ja siis kui sa siukeste nippidega siis talle vastu astud, siis sa tegelikult justkui töötad tema heaks või... No ta ei ole ainult siukeste robustsete võtetega, vaid vaenlane teab, et võltsingu vägi on selles, kui see on toodud võimalikult lähedale originaalile. Ehk vaenlane kasutab igasugu ka religioone, filosoofiaid. Ta näitab sulle alguses, et see on nagu hea tee. Ja see, mida muuseas kõik patt teeb. Kõik patt tõotab sulle, et ta teenib sind ja rahuldab sind. Kui aga tegelikult tema ainuke soov on orjastada sind ja valitseda sinu elu üle. See on täpselt see, mida narkootikumid teevad. Nad lubavad sulle vabadust alguses. Pornograafia lubab sulle rahuldust, aga lõppeks ta teeb sust orja. Alkohol teeb sama, nikotiin teeb sama. Paljud asjad teevad sama, eks ole, see ei ole ainult see nimekiri, see vähene. Nii et selles mõttes patt kunagi ei räägi sulle tagajärgedest, ainult hetke naudingust. Ta on petlik oma loomuse poolest. Kõik patt on rajatud uskumatusele, selle tugevuseks, patu tugevuseks on uhkus ja kõige patu loomus on petlikkus. Nii et samamoodi vaenlase kuningriik on suures jaos rajatud petlikkusele. Sa arvad, et sa teed õiget asja. Sa usud, et sa lähed õiget teed, aga tegelikult on su silmad pimestatud. Mina arvasin, et ma teen õiget asja, kui ma tollel peod ja värgid ja mul oli lahe kamp, ma tõeliselt nautisin seda, ma mõtlesin, et see on parim, ma isegi leidsin ennast mõtlemas teismelisena. Mu ema on täna igavikus, aga hullumeelne mõte, ma mõtlesin, mul pole isegi vahet, kui mu ema ära sureks. Peaasi, et mu sõpsid on siin ja me tead on vägev aeg, kui ma niimoodi mõtlesin oma mõttes. Hullumeelne mõte, eks ole, aga see on, kui väga ma nautisin seda elu, ma olin tegelikult pimestatud. Nii et selles mõttes on vaenlase tööriistadeks nagu päris lai ampluaa. Ja kui need oleksid ainult siuksed vägivaldsed, kurjad, pimedad asjad,
me ilmselt nagu hoiduksime nendest, aga kui need tulevad meie juurde justkui head asjad, nii nagu saatan ütles Aadamale ja Eevale süüa sellest puust, sest nad saavad siis Jumala sarnaseks, see tundus hea. Aga selle sisse oli ära peidetud see nõks, et te saate Jumala sarnaseks, teile pole enam Jumalat vaja. Te ei pea enam sõltuma Jumalast, te olete ise kunnid, ise Jumalad, eks ole. Nii et vaenlane on väga petlik, me peame olema väga-väga ettevaatlikud ja sellepärast ainukene viis teada ja tunda põhjalikult, mis on vale. Ainuke viis on tunda põhjalikult, mis on tõde. Kuidas sa tead, kuidas sa saad heaks vale raha tundjaks? On see, et sind viiakse sinna, kus nad trükivad päris raha ja sa päevi ja nädalaid katsud seda päris raha, tegeled sellega. Ja ühel hetkel sul on näpud juba nii tundlikud, et kui see võlts raha satub su mingi teine paber, midagi teistmoodi, kuidagi see värv ja sa tajud ära, eks ole. Nii et sa pead tundma tõde selleks, et mõista, mis on vale, mitte et ma pean ennast kurssi viima kõigi valedega ja siis ma tunnetan ära, mis on tõde. Nii et tõde ennem, siis sa tead, mis vale on. Ma küsin siin sükse huvitava küsimuse, ma ei tea, kuidas sellele isegi läheneda ja pane siis pidurit, kui läheb liiga imelikuks, et minu see podcasti saate teekond, nüüd mul on ka olnud külaline, kes räägib Anunnakidest ja siis on seal juudid, mille kohta ma tahan uurida, kuidas see kristlik perspektiiv selle kohta on. Tema siis väitis, et juudid ja anglosakslased on nende Anunnakide ristand, nemad on halvad ja siis meil on, siin on Matrix, mis on nagu võltsmaailm ja mis seal veel oli, Aadama, Eeva, see lugu oli ka siis kuidagi nende Anunnakidega seotud. Ühesõnaga, see on nagu sissejuhatus, aga minu põhiküsimus praegu, ma ei tea, see on võib-olla minu sõprusringkonnas, aga seal Instagramist kerid, siis tuleb seda juudi teemat ja kuidas nemad valitsevad maailma ja nii edasi. Aga ma küsiks hoopis, et kuidas ma jällegi minu ignorantsus, aga et ma ei tea sellest väga palju, aga kuidas kristlus suhtub siis sellesse religiooni, judaismi? Me saame vägagi hästi aru, et kogu kristlus on sellest välja kasvanud, sest et Vana Testament, juutide pühakiri, on ju see, mis kuulutas ette ka Kristuse tulemist. 700 aastat, 1000 aastat, seal on profeteeringuid, mis lähtuvad juba seal samast Edenaiast, mis kuulutavad ette, et tuleb lunastaja. Ehk et teisisõnu, me ei saagi Vana Testamenti ja siis juudi usku nagu eristada Kristlusest, vaid Kristlus on sellest välja kasvanud. Selles mõttes nad ei ole täna nagu üks ja seesama. Kristlus on lihtsalt nagu välja kasvanud sellest, kuna Kristus tuli ju tegelikult juutide päästjaks. See, et Jeesuse päästev töö ja arm oli tegelikult terve maailma jaoks, ka paganate jaoks, see arusaamine tuli hoopis hiljem. Juudid alguses ainult kuulutasid teistele juutidele nagu õndsaks saamist ja seda evangeeliumit. Aga nad kuidagi unustasid ära, et Jeesus oli ütelnud, et kuulutage Jeruusalemmas, Juudamaal, Samaaria peal ja kõige maailma otsteni. Nad jäid sinna sama oma ringkonna keskele ja siis alles seal Korneliuse kojas apostlite tegude 10. peatükis, kus nad jõuavad siis paganate juurde ja siis ka Peetrusel on väga raske sinna minna ja ta ei saa hakkama sellega, Jumalalt tuleb mitu nägemust ja siis ta lõpus ikka julgeb minna sinna paganate juurde, sest see oli nii võõras ja nii nagu risti vastu nagu juudi mõtlemises minna pagana kotta ja minna talle jagama sükst asja. Aga et Jumal on alati seda näinud, et see on nagu kogu maailma jaoks. Nii et see on tõesti kasvanud välja sealt judaismist. Me ei praktiseeri täna muidugi Vana Testamendi seadusi selles võtmes, et nende najal elada nüüd siis Jumalale kõlblikku elu, sest me ei saa Jumalale kõlblikuks niikuinii omaenda pingutusest, vaid see on tema armust, see on, mis Kristus üldse tähendabki, eks ole, usume temasse, tema on saanud meie päästeks. Mis see siis tähendab, kas ma elan nii kui tahan? Ei, kui ma olen tegelikult oma elu andnud Jumalale, siis ma tahan
teha häid tegusid, aga ma ei pea tegema häid tegusid selleks, et väärida teda või olla nagu tema silmis keegi. Niikuinii ma omaenda tegudega ei saa talle kunagi lõplikult kõlbavaks. Aga jah, ühesõnaga judaism oli niisugune käsu ja tegude najal ja siis muidugi me teame, et Kristus tuli ja Paulus pani selle võib-olla kõige paremasse keelde või teoloogiasse meie jaoks, et me oleme usu läbi õndsaks saanud või päästetud saanud ja see on armust, ehk see ei tule tegudest, see ei teeni seda välja ja see on Jumala and. Ja juudid kahjuks, mitte kõik muidugi, aga kas see on siis see lahknevus sionistide ja juutide vahel, tuleb see siin ka mängu või? Jah, kindlasti ja tegelikult on ju ka veel juutide seas, nagu mida me kutsume messiaanlikud juudid, kes on siis messia vastu võtnud ja siis on need õigusujuudid, kes veel ikka praktiseerivad seda Vana Testamendi kõike praktikat ja kes ei arva, et messias oleks juba tulnud, ootavad alles teda, kuigi 2000 aastat on vahepeal mööda läinud ja Jeesus. Nii et siin on tõesti erinevaid, kuidas öelda, arusaamisi või ideoloogilisi seisukohti ka juutide keskel. Kõiki asju ma kindlasti niimoodi ei tea, sest ma ei ole seda põhjalikult uurinud, see on omaette kindlasti põnev uurimine. Aga selge on see, et Jumalal on üks eriline plaan juutide jaoks. Ja seda me loeme ju roomlastele kirjast ja mitmed teised kohad, mis Uues Testamendis sellest räägivad, et juudi rahvas on armastatud esiisade pärast, kuna Jumal tegi ju algse lepingu Abrahamiga. Sa oled kindlasti kuulnud seda nime, on ju. Ja siis Iisak ja Jaakob ja tegelikult Jaakobist sai ju esimene iisraellane, kui tema nimi muutus, tema nimeks sai Iisrael. Vanast oli Petis, Jaakob tähendas Petis ja siis sai nimeks Iisrael ja sellest on tulnud siis Iisraeli rahvus ja Jumala plaan oli tegelikult oma rahva nagu soetamiseks siin maa peal, sellepärast ta Abrahami valis, et sealt hakkas see rahvas argnema, eks ole, et tal oleks oma rahvas, kes on pühitsetud, kes peab tema sõna, kes käib tema põhimõtete järgi, et sellest rahvast tuua messias, kes Jeesus siis oligi tegelikult, et lunastajaks saada nii juudile kui ka tegelikult paganatele. Ja sellepärast ongi Kristus levinud üle maailma ja saanud ka meile osaks, et pääste oli tegelikult mõeldud kõigile rahvastele. Okei. Sest see on praegu ühesõnaga Kristusest lähtuvalt nemad siis halvad ei ole? Ei, kindlasti mitte. Jah, et praegu on ju, ongi see juutide ülevõtt, et kõik pangad, pangasüsteemid, kõik, et kuuluvad neile on ju meedia, meelelahutus ja kõik asjad ja siis... See on pigem see, et juudid on olnud üks eriline õnnistatud rahvas. Ütle, mis sa tahad selle kohta. Neid on taga kiusatud läbi kogu ajaloo. Tohutult. On ju? Me ei räägi siin ainult sellest Hitleri sellest programmist hävitada juudid, 6 miljonit juuti, eks ole. Siin on eelnevad asjad, need, kus on need eksiilid ja ühesõnaga tohutu jada asju, mis on juutide vastu tehtud läbi aegade. Need on taga kiusatud igal pool ja nad on jätkuvalt olemas. Neil on kõik see aastasajad hiljem tagasi oma enda riik, see on ime, eks ole, 1948 sünnib uuesti Iisrael ja see, mida Jumal ütles Abrahamile, et kes õnnistavad sind, saavad õnnistatud ja sinus õnnistatakse kõiki rahvaid ja ma õnnistan sind. Ehk et on üks õnnistus juudi soo üle, meeldib või mitte. Ja selle tõttu ka seal on väga palju üliedukaid ettevõtjaid ja nagu sa ütlesid siin panganduse tippi ja nii edasi. Need ei ole tingimata messiaanlikud juudid, mis tähendab seda, et nad alati ei kanna, mida me ütleme, kristlikke väärtusi. Seetõttu sa võid võib-olla öelda, et nad käituvad valesti. Nõus, täiesti nõus. On kindlasti neid, kes on oma võimu ära kasutavad, kes võib-olla mingisugused hoobasid liigutavad, mis teevad teistele kahju, mulle kasu. Ma olen nõus selle kõigega. Aga selles mõttes, et see jumalik õnnistus selle rahva peal on, seda ei saa kuidagi eitada. Ja ilmselgelt see on üks põhjus, miks juudi rahvas on tänaseni alles, miks neil on oma riik, ja miks need inimesed on ka finantsiliselt õnnistatud. Ja teiseks juudid on ka väga nutikad ja targad.
on ju, kui eestlased kokku ei hoia, näiteks kui häda tuleb ja noh, me kahtlustame ja oleme ebakindlad üksteise suhtes ja väga usaldusväärsust pole, siis juudid teevad äri väga palju üksteisega ja hoiavad seda nagu enda keskel, seda rahavoogu. Ja nii, et siin on see praktiline osa, see vaimulik dimensioon ja kõik see pikk ajalugu, eks ole, ja teatud väärtused, mida nad on hoidnud alal, mis on andnud neile selle eelise, kus nad täna on. No see küsimus tuleb sellest, nüüd ongi siuke see, no nagu ma ütlesin, et see minu tutvusringkonnas on see juudi teema kuidagi tõusnud, ma loodan, et selle teema pärast seda saadet siin kinni ei panda, aga no üks näide ongi näiteks, et mis ma olen siis, ma ei ole süvitsi uurinud seda, aga ka mingid uudised, artiklid, mis ma olen näinud, et pornograafia see äri siis, et kes seal kõiki neid omavad, on jällegi juudid ja nii edasi, et siukestes tippudes, kes siukseid nagu väga siukseid räpaseid ärisi osasi kontrollivad, kindlasti on igal pool on ka teisi inimesi ja teistest religioonidest ja nii edasi, on ju. Aga jah, et siuke monopol on tekkinud. Täpselt nõus, et see, et keegi on kristlane või keegi on juut või mis iganes veel, ei anna tingimata ju garantiid, et ta teeb kõik ideaalselt, korrektselt ja õieti. Ka Kristuse nimel on tehtud ju väga palju valesid asju. On ju, ristisõjad on esimene, mis eestlastele tavaliselt meelde tuleb, et tuli tule ja mõõgaga siin see usk siin meie maale ja nii-öelda siin sunniti uskuma ja nii edasi. Ja ega Martin Luthergi seal ei teinud ju seda, või vähemalt hakanud pihta asjaga, mis hiljem muutus reformatsiooniks. Selle tõttu, et oli rahul kõigega, mis ta kirikus nägi. Ta nägi seal vaimulikku leigust, ta nägi seal korruptsiooni. Isegi kui Jeesus tuli siia maa peale ja läks templisse, siis esimene asi, mis ta seal nägi, korruptsioon, eks ole, pidi välja ajama kõik selle sealt kupatuse. Nii et see inimlik faktor on olemas ja ma selles mõttes absoluutselt ei õigusta, et kellelgi on nüüd juuti või kristlase nimi, et ta automaatselt on õige mees või õige naine. Et see on teadlik otsus käia nende põhimõtete järgi. Ja veel kord see, et keegi on, nii nagu me ütleme, keegi on näiteks rikkas perest tulnud, selle tõttu tal läheb hästi, aga ta ise võib-olla ei pruugi väga moraalselt elada, aga ta ammutab sellest, kus ta tuleb, eks ole. Ja selle tõttu ka mõningad juudid võib-olla täna teevad asju, mille kohta me ütleme, ja Iisrael ise on ju rahvusena võib-olla teeb asju, mille kohta me ütleme, miks nad nii tegid. Veel kord, ma ei ütle, et Iisrael kui rahvas teeb kõik õieti. Ma ei kaitse seda, absoluutselt. Eestlased ka ei tee kõik asju õieti, eks ole. Aga me ikka oleme patrioodid. Me usume, me palvetame oma maa pärast. Nii et see, et Jumal valis välja ühe rahva, ei tähenda, et ta valis täiuslikku rahvast, sest pole täiuslikku inimest siin maa peal. Kõik on patuloomusega, me kõigil on midagi poolik, aga nõnda Jumal valis ja alati on ka nii-öelda juudi rahva keskel, igas rahvas on olnud neid, kes käivad siis Jumala meele järgi, eks ole. Ja selle tõttu see võib olla täna selline väike hulk. Muuseas, Piibel räägib ka sellest, et juudi rahva keskel tuleb üks suur vaimulik ärkamine. Mis ei ole veel tulnud? Mis ei ole veel väidetavalt tõesti juhtunud. Et me räägime siis nagu kristlusesse pöördumisest ja see muidugi kõik lõpuaegade või eskatoloogia nagu teema, mis tegelebki lõpuaegade sündmustega, kuidas asjad hakkavad lahti rulluma, mida me ilmutuse raamatutki lugedes võime oma tõlgenduse seal anda, aga lõpuni ju ei tea, eks ole. See on nagu aktsiaturul, et arvan, et liigub sinna, aga lõpuni ei tea, on ju. Võib-olla nagu peaks, aga selles mõttes, et need sündmused kindlasti juhtuvad ja muuseas, kui me räägime üldse piibli autoriteetsusest või autentsusest, siis piibel ei ole ju kunagi valeks jäänud. Iga profeteering, mis seal on, osad küll ei ole veel täide läinud, aga tohutu hulk on täide läinud. Messia sünnib Petlemas, neitsi saab käima peale, risti löömine kahe selle varga või siis röövli vahel, eks ole. Kuidas orkestreerid või kuidas organiseerid ise siukseid asju ja paned selle juhtuma, on ju. Mõni ütleb, et Jeesus teadis nendest Vana Testamendi profeteeringutest ja siis sa korraldas asjad niimoodi, et need täide läheks. Aga kuidas sa korraldad enda sündi selles linnas?
oli sul pistmist sellega, et sa sündisid, ma ei tea, kus iganes Tallinnas või kus on ju, sa ei korraldanud seda või veel Neitsis sündimist ja nii edasi ja me räägime siin 700 aastat, 1000 aastat, veel rohkem ettekuulutamist on ju. Nii et selles mõttes piibel on väga autoriteetne ja me näeme, et tõesti sellel on üks jumalik mõõde ja puudutus selle raamatu taga. Ja teaduslikult on piibel nagu näidanud ennast, et ta on midagi väitnud, mida teadus tollel ajal ütles, see ei ole nii, aga hiljem on saadud teada, see ikkagi on nii. Mingi näide, mis selle koha pealt, mis sa oskad tuua? No näiteks Hiobi raamatus on juttu merealustest allikatest. Okay. Hiob räägib sellest. Hiob on üks vanematest raamatutest piiblis. Nii et me räägime siin tuhandeid aastaid vanu raamat, eks ole. Võib-olla ütleme 3000 aastat tagasi kirjutada, võib-olla rohkemgi veel, eks ole. Ja polnud mingisugust võimalust Hiobil teada, et mere all on allikad. See on ainult tänapäeva tehnika, kus me oleme läinud laskunud sügavustesse ja näinud seal. Siis ta räägib... Mis see siis tähendab mere all allikad? No selles, et seal on allikad, mis toovad nagu on siis, ma ei tea, kuumvesi, külmvesi või mis iganes vesi tuleb sealt välja. Et see on lihtsalt üks väike näide. Ja. Siis näiteks on sõela tähtkujus on 7 tähte on selles heebreakeelne nimi, nagu viitab, samuti see on ka Hiobi raamatus. Ja tegelikult silmaga näeb seal ainult 6 tähte, nii et Hiob ei saanud seda teada muidu ainult taevas inspiratsiooni läbi. Ja tollel ajal ka sa võisid vaadata seda öelda, et hei, on ainult 6, miks 7, eks ole. Aga tegelikult täna teleskoopiga me näeme, et 7, eks ole. Või näide, et päike käib oma rada, see on kas vist laulude raamatus ja viitab nagu. Ja siis öeldi, et me täna väga hästi teame, et päike ei käi ümber maa, et maa tiirleb tegelikult ümber päikese, et tollel ajal nad lihtsalt nii-öelda vaatasid asja ja siis kirjeldasid asjad nii, nagu nad visuaalselt nägid, et piibel on tegelikult vale, aga täna me tegelikult teame, et päike on üks täht meie Milky Way või kohalikus galaktikas, eks ole, tiirleb koos kõigi teiste tähtedega ümber galaktika tuuma, nii et tegelikult täht päike ei seisa ka paigal. Yeah. Nii et päeva lõpuks sai nagu ühtegi asja ei saa öelda, mis piiblis oli ka teaduslik väide, et see on valeks osutunud või vastupidi, kuni teadus on jõudnud sinna maani, on ta suutnud tegelikult tõestada, et kõik need asjad on õiged. Ja seal on tegelikult kümneid ja kümneid näiteid veel, nii et profeteeringud, need teaduslikud tõestused ja lihtsalt see, kuidas selle raamatu sõnum on muutnud inimeste elusid, on tõestus, et selle taga on Jumal. Selle taga peab olema midagi enamat kui lihtsalt inimesed. Miks piiblit ei pannud kirja ükski inimene? Sest ükski mees poleks pannud piiblisse sükse sõna, et mehed armastage oma naisi, nagu Kristus armastab kogudust, sest see on liiga kõrge standard. Miks ükski naine ei kirjutanud piiblit? Sellepärast ükski naine ei oleks kirjutanud piiblisse, et naised, alistuge oma meestele kõigis asjus. Miks ükski laps ei kirjutanud piiblisse, et ükski laps poleks kirjutanud piiblisse, et lapsed, olge sõnakuulelikud oma vanematele kõigis asjus. Ja nii edasi. Ja seal on siis kõik koos. Ja seal on need standardid, mis me nagu tunnetame, et kuule, see natuke palju, aga okei, ma püüan selle järgi elada. Ühesõnaga, kui inimene oleks seda kirjutanud, ta ei oleks nii kõrged standardid pannud iseenda jaoks. See on see point selles asjas. Ühesõnaga, et piibel on inspireeritud Jumala sõna ja see, mida piibel meile ütleb. Nii et, me nüüd jõudsime siia, aga rääkides siin juutidest ja rääkides siin evangeeliumi levimisest üle maailma. Ei, no see oli jah selline aktuaalne teema, mis ma olen kuulnud ja ega jah, ma arvan, et selleni on üsna keeruline jõuda, aga jah, oli huvitav. Ma tahtsin küsida sinu käest, sa oled rääkinud ka, see puudutab siis neid teemoneid, kurjasi vaimu, et jooga ja süksed, okultism ja süksed võivad olla selle allikad. Mis sa sellega mõtled? Jaa, need allikad on rohkem kui kindlasti need, mis ma nimetasin siin, aga need on ka ühed tuntud allikad, okultism ja esoteerika. Ja ongi, mis ma nüüd hiljuti õppisin või mida ma justkui teadsin, aga rääkisime, Eestis on tuntud podcast, on see Eesti ESO, Taavet teeb
ja ta mainis ka siis, et Eesti ongi siuke esorahvas, nagu sa ütlesid, et tehaksegi siukseid, on rituaale tehtud ja siuke okultism ja eestlasi hästi tõmbab sinna. Aga sa ütled, et võib siis olla üks siuke kanal sellele kurjale või? Ja, nõus. Ja eestlased on väga nõiduselembelised. Tõepoolest, et kunagi ma uurisin seda lähemalt, nüüd ma ei tea, mis statistika täna ütleb, aga tollel oli niimoodi, et teine kõige müüdavam raamat. Raamatupoes on esoteerika kirjandus, esimene kukaraamat, nii et eestlastele meeldib kõige rohkem süüa ja siis anna nõidust nii palju, kui tuleb. Ja tõesti, kui sa vaatad nagu siiamaani seda kirjandust, siis ikkagi väga suur hulk on siukseid esoteerilist kirjandust, mida ostetakse ja trükitakse, ilmselgelt sellel on minekut, eks ole, mis väljendab seda, kus nagu eestlaste hoiakud on. Ja me räägime siin sensitiividest, imeravijatest, igasugustest ettekuulutajatest, aga see ampluaa on tohutult palju laiem. Ja see on minu isiklik usk. Ma loodan, et keegi, kes vaatab, ei pahandu sellest, sest me jagame siin oma arvamust täna, eks ole. Igal on oma siis, et nende asjade praktiseerimine võib ka tuua mingisugused, sa avad ennast teatud nagu jõududele, teadlikult või mitte teadlikult. Ja näiteks mina mainisin, et mul oli kunagi tegemist hirmuvaimuga ja see, kus see minu ellu sisenes, oli tegelikult ühel väiksel koosolemisel lastega, mina olin väike laps siis, läksime kõrvaltuppa, pandi tuba pimedaks, üks vanem tüdruk hakkas rääkima mingid õuduslugusid. Ja tead, need nagu sisenesid minusse need jutud kõik ja ma tulin välja krampis sealt ja sealt edasi ma julgen enam kunagi üksi kodus olla, kuni ma olin 18 aastat vana. Ja isegi siis ma võitlesin sellega ja mul oli see hirmuvaimuga tegemist päris palju ja seal košmaarid ja mis mul ilmusid öösiti ja nii edasi. Nii et see on lihtsalt ainult väike näide, kuidas kui sa avad ennast, siis need kurjad vaimud kasutavad seda ära. Ja nagu varem rääkisime, need ei tule niimoodi plahvaki nagu pimedusena, vaid tulevadki alguses nagu abi toovana, mingisugust lahendust pakkuvana ja tegelikkuses näiteks seal kunagi oli Nõukogude ajal oli siuke vend nagu Anatoli Kaspirovski, kes tele kaudu siis tegi oma seansse, kus hüpnotisöör. Ja, just. Ja ka tervendaja ja tema siis telekas tollel ajal oli tema nagu ülekanded ja inimesed vaatasid ja väitsid, et nad olid saanud mitmetest asjadest terveks. Hiljem hakati leidma, et sai küll terveks mingist asjast, aga avastati mingi uus nagu haigus või teema, mida ei osatud isegi diagnoosida. Ja või sai haigusest vabaks, aga äkki perekond lagunes ära. Täiesti lihtsalt lambist niimoodi, asi läks või mingisugune finantskrahh tuli. Ega vaenlane, ta ei saa teha vabaks. Piibel ütleb, et Jeesus tuli, et tuua elu ja seda ülirohkesti. Ja kurade kohta öeldakse, et tema on tulnud, et varastada, tapma ja hävitama. See on tema agenda. Nii et ta võib küll pakkuda sulle häid asju alguses, aga tema on lõplik agenda. Ei ole sind teha õnnelikuks, teha vabaks, teha terveks. Ta ei saa seda teha. Nii et kuna need suksed müstilised asjad inimesi ju niimoodi kõditavad, seespidi põnev värk, eks ole, keerutame taldrikut või paneme kaarte või tarokaardid või šamaani teekonnad või mingid kõik need põnevad asjad, eks ole. Ja jooga kaasa arvatud, on ka ikkagi, on tegelikult teatud idamaine ja ütleme ka religiooniga seotud asi. Seal on näiteks kummardus päikesele. Kummardus viitab juba nagu ütleme, kristlikus maailmas ülistus. Ma kummardan kedagi, eks ole, ma austan kedagi. Ja kuigi ma ei arva, et jooga see füsioteraapiline osa oleks halb, ma arvan, et seal on head harjutused, aga see ideoloogiline pool on kindlasti midagi, mida ma oleks väga ettevaatlik, et sellega tegeleda. Kristlikust perspektiivist rääkides. Sinu vaatajaskond võib-olla on kindlasti laiem kui ainult kristlased siin,
võib-olla enamus on just nimelt väljaspool kirikut inimesed, eks ole, mõtlevad võib-olla teisiti. Aga kui me räägime sellest just nimelt sellest perspektiivist, mida me oleme õppinud ja näinud, kus kohast inimesed tulevad oma sidumistega ja kust tulevad need kurja vaimu mõjud nende ellu, siis just nimelt me oleme näinud okultistlik maailm ja esoteeriline maailm on üks suurimaid nagu allikaid. Ja muidugi pornograafia, need asjad, imuvaimud, inimesed saa enam asjadest lahti, sõltuvad nendest asjadest ja nimestik läheb edasi. Nii et ma oleks väga-väga ettevaatlik sellise maailmaga kokkupuutumisel, et naljaviiluks lähen. Sina lähed naljaviluks, aga kurjad vaimud teevad seda tõsiselt. Ja siis hakkavad mingisugused asjad su elus peale, mida sa ei oska seletada ja sa ei tea, kuidas kohast nagu lahti saada nendest asjadest. Nii et need on tõsised asjad pigem. Ja absoluutselt, ma ei oska sellele mitte kuidagi vastu, ma ütlengi, et ma olen täiesti nõus. Mina olengi, ma olen hinduismiga seotud või kas just hinduismi või joogaga siis ütleme niimoodi. Ja seal samamoodi, nagu sa just kirjeldasid, et see on nagu väga siuke ettevaatlik ma ei tea, teekond või siuke valdkond siis selles suhtes, et neid asju ei saa kuidagi raamatust õppida, seda ei saa kuskilt video pealt või need on nagu siuksed hästi peened teadused ja kuidas need on ka loodud ja seal võibki, ma olen ka kuulnud, kus kirjeldatakse, et näiteks raha, kui keegi otsib raha, siis ongi siuksed on madalamad kurjad jõud, kes siis tulevad ka samamoodi ahvatlevad ja seal tuleb see hästi kiiresti, nad annavad sul, aga see ongi siis, seal tuleb see tagajärg ka, aga siis on siuksed nii-öelda kirjeldatud kõrgemad jõud, kellel on võib-olla see vajab rohkem tööd, aga see ei tule mingisuguse siukse halva tagajärjega. Ja, muuseas rahast mainides lihtsalt vahepalaks siia, et raha on muuseas kõige madalam jõukuse vorm, mis üldse saab olla. Raha alati voolab tarkuse suunas. On ju? Kellel on tarkust, see lõpetab rahaga. Nii et kõige tähtsam ei ole mitte leida viisi, kus saada raha, vaid kust leida tarkust. Ja Jumal ja tema sõna on kahtlemata kõige parem tarkusallikas, mida mina olen leidnud. Nii et kui me omandame tarkust, siis tavaliselt raha jõuab meieni niikuinii. Kui sa püüad leida raha, siis isegi kui sa selle korraks saad, see niikuinii pudeneb sinu näppude vahelt välja selles suunas, kus on tarkus. Mis iganes valdkonnas, kes teavad kinnisvaraturust, aktsiaturust, krüptomaailmast, mis iganes, lõpetavad alati rahaga. Kunagi oli siuke nali, et kui kaks meest saavad kokku, ühel mehel on kogemus ja teisel mehel on raha, siis pärast nende lahkuminekut mees, kellel oli raha, ütleme niimoodi, kellel oli kogemus, lõpetab selle teise mehe rahaga või läheb ära teise mehe rahaga. Ja mees, kellel oli raha, see läheb ära kogemusega, ühesõnaga jäi rahast ilma. Aga see on elus tõde ja otsida tarkust. Otsida tarkust on palju tähtsam kui otsida raha. Et see raha on pigem siuke tagajärg Just. Ja see tahaks ikkagi väärtust luua kuidagi. Absoluutselt. Lihtsalt väike vahepala, aga see on tähtis. Sest me oleme siin maailmas ikkagi väga materiaalsed, eks ole, ja inimesed, neil on igasugused finantsilised unistused ja asjad ja tead siin maja kuskil Hispaanias ja need autod ja värgi. Kõik on vähva, tore, ma naudin ilusad asju, aga palju asju on elus tähtsamad kui raha ja kõik asju ei saa rahas mõõta ja kuigi raha on tähtis, siis sinul peab olema kindlasti eesmärk selle jaoks, miks sa seda tahad ja mis sa tahad ära sellega teha, eks ole. Ja kui sa ühel hetkel sured ja sul on palju raha pangas, siis sa sured ikka õnnetu inimesena, aga kui sa oled muutunud selle maailma oma elu ajal, siis ma arvan, see on nagu hea viis lahkuda siit ja jätta hea pärand. Nii et ühesõnaga, keegi meist ei jäta siia maa peale midagi järgi, eks ole. Me ei lähe siit ära, võtta midagi kaasa, eks ole, et me jätame kõik siia niikuinii, nii et parem jätta üks hea jälg ennast ja üks mõju ja üks
muudatus endast maha, nii nagu minu üks niisugune ka usklikust ettevõtja Austraaliast, kulla hõbeda panga omanik Peter J. Daniels ütles, et minu elu eesmärk on muuta maailma oma eluajal. Sinu maailm võib-olla ei ole terve maailm, aga sinu maailm on mingi gruppi inimesi, eks ole. Nii et see on hea eesmärk minust. Aga kuidas siis keegi, nagu me rääkisime, et aina rohkem tuntakse huvi Jumala ja Kristuse vastu, et keegi, kes tahab kirikusse tulla, saab ta siis lihtsalt uksest sisse astuda ja pühapäeval ja vaadata, et mis seal toimub või mis ta tegema peaks? Absoluutselt saab. Uksed on avatud. Muuseas, siin Tallinnas kindlasti on hulga kogudusi ja kirikuid. Ma ei oska neid kõik isegi üles lugeda. Pärnus, suurtemates linnades, külades, igal pool on, eks ole. Eks see tõesti on nii, et me kõik inimestena otsime midagi. Ma olen seda juba leidnud juba ammu, et inimesed võib-olla sõnastavad seda õnne otsimisena, tähendusrikkuse otsimisena, ma ei tea, mõni otsib rikkust, mis iganes, aga tegelikult Piibel ütleb, et Jumal on ühest inimesest kogu inimkonna loonud siia maa peale. Et nad otsiksid Jumalat. Ja tegelikult meie sees on üks niisugune kustutamatu nälg, et mis iganes filosoofiad, ideoloogiad me ei leiaks ja praktiseeriks ja asju ei teeks, siis me nagu tajume, et midagi ikka puudub. Sain suure rikkuse, midagi ikka puudu. Nüüd mul on oma pere, aga midagi on ikka puudu. Käisin puhkamast, sain need asjad, ostsin sealt need asjad, midagi ikka puudu, eks ole. Ja ma tundsin seda samamoodi, kogu aeg nagu otsisin midagi. Horoskoobid, need asjad, need filosoofiad, need ideoloogiad, aga midagi on puudu. Aga ma ütlen sulle, kui ma leidsin isikliku osaduse Jeesuse Kristusega, ma ei räägi kirikusse minekust, aga just isiklik suhe Jumalaga kõigepealt, siis ma tundsin, minu otsimine lõppes. Ma ei pea enam otsima mingeid teisi asju. Sa lihtsalt tead, et sa leidsid õige asja. Sa on nagu poes, sa tõmbad neid riided sealt välja ja vaatad. Ja täpselt veel ei tea, mida sa nagu tahad, aga sa tead, mis ei sobi, eks ole. Sa vaatad, ei, see ei ole see, see ei ole see. See on see, eks ole. Sa saad aru, enne? Sa saad aru. Ja see on täpselt see, kuidas ma tundsin ja kuidas inimesed tunnevad, kui nad ka isikliku osaduse leiavad oma enda loojaga. Et see muudab sinu elu. Ja jah, kirikus käimine või koguduses käimine on nagu selline tagajärg sellele, kus ma hakkan läbi käima nendega, kes jagavad minu põhimõtteid. Nii nagu sa teed igas muus valdkonnas, eks ole. Et tsiklimehed käivad läbi ja krüptomehed käivad läbi ja punkarid käivad läbi ja mis iganes, eks ole. Elus kibestunud inimesed leiavad üksteist ja räägivad, kui halb elu on. Aga kõik leiavad üksteist. Et selles mõttes see magnetismi seadus toimib. Aga et kui inimene tõesti jõuab sellesse paika, kus ta mõistab, et ta on tegelikult patune ilma Jumalata ja ta ei saa hakkama ise. Ta tegelikult tal ei ole vastuseid, et ta nii-öelda tõstab käed üles Jumala ees ja palub, et Jeesus tuleks tema südamesse. See on see, kus see muutus pihta hakkab. See on see otsus, mille mina tegin. Oli sul mäletad sa sükest hetke ka, kus süke hetk ajas, kus see juhtus või oli see süke... Väga hästi mäletan. Ma kutsusin oma sõbra, kellest ma viitasin omale külla pärast meie ansambli proovi ja minu eesmärk oli tõestada talle, et ta on täiega puusse pannud. Ja ma olin kindel, et kui ma ta käest küsin mõned küsimused, ma üsna kiiresti saan selle mehe nagu usu teevalt ära. Nii et minu eesmärk oli hävitada tema usk selle. Sul oli see kurivaim siis see? Ilmselgelt, just. Ja kui tema hakkas jagama oma elust asjadest, mis oli juhtunud ja ma arvan, et esimene kord üldse terve oma elu jooksul, muuseas oli 89 aasta, 1989 detsembrikuus, ma lubasin ilmselt esimest korda sükse mõtte oma pähe, et võib-olla Jumal on olemas. Ja võib-olla tõesti tema saatis oma poja siia maa peale ja kes suri kogu inimkonna pattude eest ja et ka mina võiksin saada Jumala lapseks ja usklikuks, et võib-olla see on tõde. Kogu aeg ma olin viskanud selle idee nagu välja. Ja ma mäletan, kui ma sükse mõtte korraks sama nagu pähe lubasin jääda, et järgmine hetk ma nagu tajusin, et sükene usk oli minu südamesse tõusnud. Ma ei mitte midagi rohkem selleks ei teinud. Lihtsalt tundsin, ma usun. Nüüd hetk tagasi ma tulin selle mehe usku hävitama, on ju. Ma tahtsin, et ta loobub oma usust. Ja nüüd äkitselt ma nagu tajusin, et seal on üks isik. Mitte Jumal ei ole mingi energia, mingi universum, vaid isik,
kes istub oma autroonil ja tema on loonud selle universumi. Ja ta kuidagi kutsub mind. Ma ei saanud öelda, et ma nägin mingit kuju, ma ei näinud midagi, aga ma tajusin, et seal on keegi, kes tõmbab mind nagu, tule. Ja muidugi sel õhtul ma ei julgenud veel tunnistada oma sõbrale nagu kaotust selles mõttes, et tema usko... Aga sa sisimas teadsid? Sisimas ma teadsin. Ja ma läksin magama ja mõtlesin, et äkki hommikul tõusen üles, siis on jälle kõik läinud nagu, et noh, nagu õudusfilmi vaatad õhtul umbes, kuigi ma ei vaata õudusfilmi, aga hommikul ütled, et päike paistab, ilma ninust polnudki nii olla. Eile õhtul värisesin seal telekäis, eks ole. Ja siis ma nagu tõusin hommikul üles ja ütlesin, et vau, see istub alles minu südames kõik. Ja siis ma läksin kooli ja ma hakkasin kõigi kaasõpilastega nagu rääkima teemast. Ma mõtlesin, mis värk toimub. Küsin, kas usud Jumalasse? Keegi ütles mulle, et ei, noh, Jumal, ma ei tea, kas on, aga Piibel, see ütleb, et maailma lõpp tuleb aastal 2000 ja hakkasid sükest juttu mulle rääkima. Muidugi, see ei tund, me teame. Aga mind nagu huvitas just, et isiklik nagu suhe Jumalaga, isiklik suhe, et noh, ma nagu tajun, et seal on võimalik Jumalaga isiklikult suhelda. Ja see sama sõber kutsus mind siis kirikusse. Tollel ajal oli see põrandalune kogudus, nõude aja lõpp, eks ole, ei lubatud veel registreerida, kuidagi hädaga leidsime üles Pärnu linnas selle. Ja oligi niimoodi keeruline oli sükses kuuluda kuhugi. Absoluutselt tol ajal, jah. Ja siis leidsime selle koguduse seal ühes õhtukoolis, nad kohtusid ja läksime koosolekule ja nagu ikka algus sa lähed, sa tunned ennast võõrana, sa tunned, sa ei kuulu sinna, mul olid pikad juuksed, mul oli niisugune heavy rocker oma arust, noh, jope haises nikotiini järgi ja need peojäljed olid mul igatipidi nagu minu garderoobil küljes ja ma nagu võitlesin selle mõttega, et noh, mina ei kõlba nende keskele ja kuigi mul on huvi, aga noh, minusugune, kes see tahab sükest, et ma näevad mind ukse peal, et kuule, sina poiss lähed küll tagasi siit välja, mine tee oma elu korda ja siis vaatame. Aga tegelikult ma leidsin, et inimesed olid nii armastavad, nii avatud, võtsid mind vastu ja tegelikult selle õhtul ma palvetsin pastoriga, kes küsis minu käest, et kas ma tahan saada Jumala lapseks, kas ma tahan saada päästetud. Ja ma algul arvasin, et ilmselt see on mingi pikk sükane, noh, kuidagi ennast häbistav ja alandav traditsioon, ma pean siin nutma ja põlvitama ja halama ja kõik vaatavad ja kui ma ei julge, eks ole, see palveta minuga üks lihtne palve lihtsalt. Ja ma ütlesin, okei, lihtne palve, sellega ma saan hakkama, korda minu järgi, ta ütles ja me palusime sellise lihtsa palve, et Jeesus tuleks ka minu südamesse ja ma mäletan, kui ma selle palve lõpetasin, ega ma ei tundnud mingit ülevat emotsiooni, kõik on teine, vaata, punane on hoopis punasem ja sinine on hoopis sinisem ja inimesed on hoopis ilusamad ja ma lõpuks tundsin seda ka, aga tol õhtul, enne kui me laiali läksime, seal pastori abikaasa pani ühe video mängima, tol ajal olid videokassetid muuses. Ja see oli üks film, mille nimi oli Quo Vadis või ladina keeles Kuhu sa lähed. Ja see oli kristlaste tagakiusamisest ja kõigest sellest ja ma vaatasin seda filmi. Ja Volli, ma ütlen, ma esimest korda nagu äkitselt selle filmi vaatamise ajal tajun sükest asja, et ma nagu samastun selle kannatajaga seal filmis. Ma olin alati olnud kangelase poolt. On see Zorro, Robin Hood, tead, mis iganes tegelane on ju, muidugi Schwarzenegger või Rocky või Rambo või ühesõnaga, ma olen kangelase poolt, ma olen tema selle filmis, mina olen kangelane. Aga nüüd ma äkitselt nagu tunnen, mõtlesin, sa ei tavaliselt ei tunne kaasa kaotajale. Ja siis ma mõistsin, et see on enam minu mõte, see muutus oli toimunud minu sees. Minu seesmine inimene oli elanud läbi, mida Piibel nimetab uuesti sünd. Minu vaim oli sündinud uuesti. Ja sealt edasi hakkas see muutuse teekond peale ja 5 aastat on nüüd läinud või rohkem, 36. Ja Jeesuse Kristuse vastuvõtmine oli minu jaoks minu elu parim otsus. Mul on 100 korda võimalus teha midagi muud. Ma oleks esimene inimene, viskaks piibli nurka, kui ma arvaks, et see on mingisugune välja mõeldud asi, mingi pettus inimeste jaoks, mingi tühi asi. Ma olen piisavalt arukas selleks, et istuda ühe asja juures, mis on mingisugune lihtsalt filosoofia või mõtete kogum. Kui see ei oleks muutnud mu elu, kui ma ei oleks näinud, kuidas inimeste elud muutuvad, tõeliselt muutuvad, siis ma ei just oleks selle asja juures. Ma oleks esimene, kes propageeriks midagi muud. Aga ma nägin, et selles oli elu ja see on muutnud minu elu ja sellepärast ma olen rõõmuga saanud seda jagada, mis minu elus on juhtunud. Olid sul siis mingid süksed märgatavad muutused, juhtusid need kohe, et see joomine jäi ära, suitsetamine või läks sellega aega veel? Jaa,
ma tegelikult olin juba suitsetamise maha jätnud enne seda, aga 2 päeva. Aga ma ei teadnud, et ma just kristlane saab muidugi. Aga siis ma olin nii põnevel sellest uuest elust, et ma enam ei mõelnud selle peale. Joomisega oli nii, et pärast seda esimest õhtut, kui minu klassivend oli mulle rääkinud jumala asjadest, siis ma sain kristlaseks pisut hiljem, aga esimesel nädalavahetusel mind kutsuti ühele peole ja ma läksin sinna peole, aga ma muidugi võib-olla paar õlut seal jõin, aga ma nagu terve õhtu rääkisin jumalast, küsisin inimeste käest kogu aeg seda teemat, sest see nii väga mind huvitas, eks ole. Ja kui ma sealt ära sõitsin muuseas ühe mingi jalgrattaga, mis ma olin kunagi ära ärandanud kuskilt, siis ma teadsin oma südames, et see on minu elu viimane selline pidu, et mu elu muutub siit edasi ja see oli tõsi, eks ole. Ja mu elu muutus, minu mõtlemine muutus, see on üleöö niimoodi, et sa oled täiesti teine, sest sa oled ju aastaid nagu pannud mingisuguseid mõttemustreid nende sisse, aga siin see südame hoiaks, see muutus kohe. See muutus kohe ja jumala asjad hakkasid mulle korda minema, koguduse teema, piibel, ma hakkasin seda nagu lugema otsast otsani, tead, see oli põnev minu jaoks. Muuseas, pool aastat enne seda, kui minust oli saanud kristlane, minu ema tõi mulle koju selle esimese 1968 aasta tõlke piibli, mis hakkasid liikuma Eestis ka nõukogude aja lõpus. Ja siis ma sirvisin seda ka kodus ja mõtlesin, et see ongi see raamat, kus on juttu sellest maailma lõpus 2000 aastal, eks ole. Ja siis ma võtsin selle algusest lahti, vaatan alguses jumala taeva, kus see maailma lõpp on, siis tõi mingi pikad nimekirjad, selle sündis see ja siis ta suri ära, siis sündis see. Mida värkis, keerasin veel paar lehte, juhtumis olid jälle need nimekirjad, kes kellegi sündis, need nimed, võõrad, pikad nimed. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ilmselt see on siin raamatu lõpus, vaatasin ja siis ma sattusin ilmutuse raamatusse. Mitte kristlasena, ma ei saanud sellest üldse aru, mis ilmutuse raamatus. Ma vaatasin, kus see maailma lõpp on, mina ei tea, kus see maailma lõpust jutud. Viskasin selle raamatu kõrvale, mõtlesin, inimeste väljamõeldis, puhas poeesia, võib-olla tore raamat, aga mitte midagi imelist või taevalikku, eks ole. Pool aastat hiljem ma olen Kristuse vastu võtnud. Äkitselt see raamat hakkab mulle minuga kõnelema. Äkitselt ma saan sellest aru. Äkitselt mul on tohutu huvi, ma ei jõua seda nagu ära neelata. Nii et see on see vahe, kui üks muutus on toimunud sinu südames või see, et sa hakkad väliselt proovima ennast nagu teha paremaks. Sa ei saa väljaspoolt sisse Kristus tuua. Kristus saab tulla sinu sisse ja siis see nagu hakkab välja tulema sinu elu, tegude, sõnade, kõige muu kaudu. Ja see on see, mis minuga juhtus. Ehk siis piibel on ka siuke, et lihtsalt seda lugedes ma kujutan ette, et ei pruugi siukest ühendust jumalaga tekkida. Ei, see on lausa kinni. Piibel ütleb, et see on varjatud. See on nagu looran ees. Inimesed loevad, aga ei saa mitte midagi aru. Ja ta ütleb, et alles Kristusesse avatakse. Ja tõisisõnu ongi nii. Kui mina sain kristlaseks, äkitselt avanes see raamat mulle. Sa oled mu mõningad podcast'e kuulanud, muidugi enamus asjad ongi, et see ma võtan piibli kirjakohad ja püüan neid vaimuliku tõdesid nagu tõlgendada meie igapäeva elu praktikasse, kuidas see saaks meile kasu tuua. Nüüd mõningad asjad on võib-olla arusaadavad ainult kristlastele, mõningad asjad on ilmselgelt mõistetavad kõigile inimestele. Need on sellised paralleelsed printsiibid. Ja võib-olla mõni võib kuulata, et võtad ühe kirjakoha, loed selle, mida sa sellest üldse saad rääkida. Ja siis kuulab, mida ma räägin, nüüd, kuidas sa selle said, eks ole. Aga see ongi see, et nüüd äkitselt see avanes. Ja see on see, mida Jumal tegi. Kas piibel võib muidu siuke raamat ka olla, mida võib olla niisama huvitav lugeda? Kindlasti, absoluutselt. Või on see liiga raske selle jaoks? Kindlasti on ju inimesel huvitav näiteks lugeda esimese Moosese raamatut, kus kirjeldab maailma loomist ja üldse, kuidas siis Iisraeli rahvas tekib, eks ole. Abraham ja kõik nende lood on seal kirjas. Joosepi elu on väga huvitav. Ma võtsin ühe raamatu sulle kaasa, ma annan sulle pärast, mille nimi on Potentsiaali printsiip, mis on rajatud Joosepi elule ja kõik need printsiibid, mis selle mehe elust nagu tulenevad, mida me saame kasutada tänapäeval. Printsiip on printsiip, eks ole. Ja näiteks õpetussõnade raamat. See on minust väga praktiline tarkuse raamat. Sa ei saa parata, et noppida üles tarkust lugedes õpetussõnade raamatut, see on nagu vanasõnade raamat selles mõttes, aga see on õpetussõnad. See on kuskil piibli keskel, eks ole. Siis ma soovitaks lugeda Uut Testamenti. Võib-olla Vana Testamenti mitte rohkem kui, ütleme, inimene ei ole veel kristlane, siis ta lihtsalt ei saa sealt palju midagi aru. Aga Uut Testamenti. Evangeeliumid, Matteuse evangeelium, Markuse evangeelium, Luuka evangeelium, Johannes ja sealt edasi, eks ole.
kirjad võivad olla rasked, aga lugeda evangeeliumit, siis seal on väga lihtsal kujul Jeesuse Kristuse elust ja tema õpetus. On ju? Meie isa palve, tehke teistele, mida te tahate, teile tehakse. Need sellised elulised tõed, mille peale ju piibli peale on tegelikult meie maailma moraal tegelikult rajatud. Meie seadusandlus sisuliselt toetub 10 käsule, on ju, nendele samadele põhimõtetele. Ja lugeda seda nagu originaalis. Kindlasti soovitan, absoluutselt. Aga oodata, et sa saad sellest niisama palju ja hästi aru, kui see, kellel on Jumala vaimu juhtimine ja uuesti sünni läbielamine, nagu ma just kirjeldasin, siis võib-olla kõigest niimoodi ei saa aru. On ta ka selline tööriist, et ütleme, et sa käidki kuskil või on ta sul kodus istub kapi peal ja vahel tunned, et tahaks sükest suunda või sükest mingit nõusõna otsida ja siis võtad kuskilt suvalise koha pealt kuidagi nagu lahti ja loed midagi ja siis vahel kõnetabki. Ja see on see kristlik rulett, et mida mõned mängivad, aga või see päris nii ei, või on see süke pilastamine? Ei, see ei ole pilastamine kindlasti, aga ma ütleks, et see ei ole nagu alati garantii, et sa saad selle õige asja. Aga teinekord tõesti, ma olen ka niimoodi ükskord teinud ja tõesti Jumal kõnetas mind läbi selle. Aga ma arvan, et tark on pigem periooditi või ma isegi muidugi soovitan iga päev, kristlastele soovitan iga päev lugeda piiblit, et kas või ühe peatüki või mõned salmidki sealt ja mõelda nende asjade üle. Aga veel kord, et mitte kirikus käiv inimene ei pruugi kõigest aru saada ja sellepärast kirik võiks aidata pühakirja mõista, eks ole. Ja muidugi tänapäeval on ju nii palju igast abimaterjale, podcast ja kõike piibli neid äppe ja värki. Muudka ka lae alla ja uuri, eks ole, kui huvitab. Aga jah, et lugeda võib-olla vastavalt ka sellele vajadusele, mis on, eks ole. Et seal on ju juttu kõikidest nagu ühiskonna teemadest, perekonnast, suhetest, valitsusest, tead, kuidas kaaskodanikuga asju ajada. Need põhimõtted on seal välja toodud, nii et seal lugemist jagub. Ja ma olen väga põnevil ja ma olen siiamaani nüüd plaaninud, et millalgi ka see läbi lugeda, et ma arvan, et seal on väga, väga palju tarka, millest tuleks kasu. Ja võib-olla sul oleks põnev minna ka mõnda Tallinna kogudusse, võtta oma podcast kaasa ja teha selline intervjuu pärast pastoriga ja nii-öelda tunnetada, et kas siis ja kui palju kogudus aitab mõista piiblit ja seda teekonda, kus ma olen, eks ole. Et eesmärk on ju selgus, eesmärk on teada, mida mina tahan valida ja mõista need valikud selgelt. Okei, super. Mis siis inimesed, kus nad sind kuulama ja vaatama saavad tulla? Karjase kohv on saade. Jah, täna ma joon siin vett küll, aga muidu ma joon Karjase kohvi. Ja aastad tagasi koroona ajal ma hakkasin neid tegema. Istume ju kõik kinni seal ja kuidas sa siis ka koguduse teenistused olid läbi videod tol ajal ja siis ma hommikuti lugesin, ma loen siiamaani hommikuti piiblit alati ja siis mitte et ma teistel aegadel loe, aga lisaks siis. Ja mitmed mõtted tulid seal ja siis ma mõtlesin, ma jagan inimestele ja pärast paningi oma telefoni sinna kohe ja hakkasin siis saadet tegema. Täna ma vaatan neid vanu saated, siis ma vaatan, et see nurk on nii halb ja valgustus nii kehva ja kõik need kortsud, mul tõesti on niisugused kortsud. Aga nüüd mul on vähe parem kaamera ja parem valgustusega. Et sealt see tuli ja siis mitmed inimesed hakkasid tagasisidet andma ja minu nagu võib-olla esmane audients tõesti nagu kristlik audients, aga päris palju mitte kristlase mulle kirjutanud ja ütlen, et nad on saanud abi ja eks seal tuleb sorteerida, ma räägin seal mentaalsest tervisest ja vaimse tervise toetamisest ja need samad deemoni teemad ja muud teemad, mis ilmselt kõnetavad rohkem inimesi kui lihtsalt ainult kristlasi. Aga selle saate või kanali nimi on tõesti Karjase kohvi ja Jumala abiga ma olen nüüd tänaseks mingi üle 1000 podcasti sinna tootnud. Nii et siis vaatamist peaks olema. Äkki iga päev üks ära vaadates 3 aastat on hooletu. Ja ma vaatasin mõnda episoodi ja väga huvitavad teemad. Ma soovitan kõigile selles suhtes, et isegi kui ei tõmba võib-olla
kristluse või religiooni poole, siis ma arvan, et sealt on nii mõndagi ja siis jah, ma arvan, et tüki küljest ära ei võtta vaadata, eks ole, Absoluutselt. iga otsustad ise, mis sa siis teed ja mõtled enne sealt edasi. jah, Just. jah. No super ja tänud, et tulid täna ja mul oli väga huvitav ja ma kindlasti uurin veel selle teema kohta ja jah, oli suur au, aitäh, Vulli! aitäh sulle!